algab selle nädala jõulurubriik, mis tähendab siis seda, et nädala lõpuks saame me loodetavasti öelda, et me neljakesi tuleme präänikute maalt, meil püksid jalas magusad ja kuub on magus ka. Ehk siis me teeme selle nädala jooksul kõikidest Televisiooni saatejuhtidest piparkoogi mehikesed. Tere hommikust, Pelle! Tere hommikust! Sa oled suure osa tööst ära teinud, oled lahti rullinud piparkoogi taigna ja teinud ka siis sellised šabloonid. Need ei ole lihtsalt piparkoogi vormid. Kui me kujutame, et piparkoogi mehikesi, nagu ikka kõik on teinud, siis siin on ikkagi spetsiaalselt tehtud üks figuur. No jaa, mina mõtlesin, et kuna jõulud on selline muinasjutuline aeg, et siis me võiks teha teist saatejuhtidest sellised muinasjututegelased. Väga uhke. Ja me ei tee seda vormidega nagu tavaliselt, vaid ma otsisin ühe printsi kujutise ja joonistasin selle paberile. See võiks olla meil šablooniks. See võiks olla Juhani nii-öelda siis kuju, eks? Ma mõtlesin Juhani peale ja siis mulle kangastus selline vapper ja tore prints. Tead, aga mulle tegelikult kangastab ka sellega võib-olla mitte isegi prints, vaid vaata need pähklipurajas on ka need sellised dinasõduri figuurid, eks ju, natukene sarnane sellega. Ütle, kui inimesed tahavad teha sellist väljaspool vormi siis piparkoogi kujusid, mis see eeldus peab olema? Kas see tainas peab olla kuidagi teissugune, et ta püsiks või kuidas see käib? No tainas võiks olla mitte väga rabe, aga kui teha väiksem, siis ei ole vahet, iga taigen sobib. Ühesõnaga, paberist on siis šabloon ees. Paneme nad niimoodi, et nad mõlemad mahuks ära, on selline kuub. Keep. Või jah, keep, eks ju pigem. Ja siis ma lihtsalt üritan seda kuidagi nagu, kus ma siit hakkan noaga, eks ju, välja lõigata nagu ikka. Just. Et kuna vormi ju ei ole, et võimalikult hästi. Ja võid natuke viltu kaldu hoida rohkem nuga. Nii. Kui kaua see figuur peaks ahjus olema, et ta ikkagi ära küpseks? Kui ta on päris selline suuremat sorti, et ikkagi nagu tavaaeg või natukene? Täitsa tavaaeg, nagu üks pannitäis piparkooke. On ikkagi nii, jah? Väga lihtne nüüd ei ole, hästi terava hea nuga peab olema, nagu sul siin on. Tainas on natuke soojaks läinud, võib-olla on ka see, jah? Nii. Pane natuke rohkem alla poole kalda, vaat niimoodi just. Et siis on lihtsam, jah? Jah, jookseb ilus. No siin külge on juba lihtsam teha, kui need väikesed elemendid on, siis on vähe. Ja sa võid hiljem välja lõigata need peened detailid. Nii, ütleme siin jala. Võtame varrabad alles talle. Mis sa soovitad kaunistamise mõttes, et kui ma tahaks juba ahju panna mingid asjad, no ma ei tea, kas inimesed mõtlevad mingi näo tegemise peale või mida siis panna? Suhkrukaunistusi võib panna täitsa ennem küpsetamist juba peale, suruda taigna sisse, aga peab lihtsalt jälgima, et oleks puhas suhkur. Et osadel kaunistustel on sees mingisugune maisisisu või mingisugune küpsiselaadne asi, et see kipub ära sulama, aga just mis on puhas suhkur. Et mul siin laua peal on ka näiteks on... Kuulikesed. Kuulikesed on kahtlased, neid peab kartma, aga tähekesed sobivad enamasti. Ma ei tea, kas ta on nüüd see krooni osa, vaatame pärast, kuidas see välja... Pärast silume natuke. Nii. Peaaegu. Õige varsti saama selle Juhani siit välja lõigatud mehikesena. Ops. Ja šabloonile võib natuke jahu alla panna, kui on hirm, et jääb kinni. Et ta ei pruugi äkki lahti tulla, aga ma arvan, et täna tuleb lahti. Oodame. Tuleb. Nii, kas mul on midagi veel lõikamata jäänud? Vist on kõik. No nii, vaatame korra, milline see Juhan siit. Vist on kõik, eks ju? Vaatame. Tada! Oh, kuule, päris äge. Figuur on olemas. Ja nüüd keep. Ma pean ütlema, selle piparkoogi taigna peal ta näeb välja nagu natuke Simpsonite tegelane, vaata. Sakid on peas. Aga pole hullu, Juhan, see tuleb sul kroon pähe. Ma saan aru. Nii, ja see on siis... Siit võib lõigata lausa sellise tööriist, aga sul tuleb väga hästi. Vist tuleb, jõuan vist napilt ära teha siin enne uudiseid. Ops. Nii. Saab selle keebiga kätte siit. Ongi kõik. No nii. Ja nüüd võtame ümbert ära, üleliigse taigna. Voilà. Ja me siis õige varsti näitame, kui ta juba ahjust tuleb, eks ju. Näita kiirelt, kus sa paned need siis kuulikesed. Mis see mõte oli sul? Kuulikesed võiks panna näiteks siia. Kuule ei pane, aga paneme silmad. Nii, tähekesed. Tähekesed silmad. Paneme hõbe tähekesed. Nii. Ja silma koha peal umbes, jah?
siin kuskil keskel. Keskel, jah. No nii. Ja siis võiks siia kuue peale panna ka kaunistuse, selleks tähti lihtsalt suruda. Me jääme neid tähekesi siia panema, vahepeal lähevad uudised eetris. Väga uhke. Aga nüüd vaatame, kuidas meil läheb piparkoogi tegu. Juhan on siin figuurina valmis saanud ja minu õnn ja rõõm on siis kaunistama hakata. No Pelle, kiired käime üle. Meil on figuur valmis tehtud, tegime šablooni Juhanist. Printsi kujul ei ole Simson. Ja nüüd ta on siis ahjust. Oi, ta on ikkagi nagu kuum. Ta oli otsa ahjust praegu. Ja tal on uhke keep ka tehtud. Just. Ja selleks kasutasid ka sellist vormi, ma saan aru. Ma tegin plekist siukse aluse mingist paksust fooliumist või plekist. Kuidas me peaks seda kaunistama hakkama? Tal on silmad, panime pähe talle juba, eks? Käis ahjus ära silmadega. Alustaks äkki pükstest. Mul on siuke plaan, et tee nagu piirjooned kõigepealt. Pükste piirjooned. Ma vaatan, kuidas ta on. Umbes siia, jah. Kui paksu. Võid natuke kaugemalt lasta, kukkuda niimoodi glasuuril. Nii, et panen siia tegema selle ääre, jah. Ja nüüd alla püksid. Nii. Kohe siit äärt mööda lasta. Äärad ka, jah? Okay. Natuke. Mulle jubedalt meeldib piparkooke kaunistada. See kujut ette. Ma võiks tunde teha seda. Nii. Kõik piirjooned. Ühesõnaga, Juhanil on nagu põllpüksid jalas. Ja siis on sukkpüksid ka, ma kujutan ette, eks, kuna siin on ikkagi selline prints. Sa võid natuke kõrgemalt lasta kukkuda, siis jääb hästi ilus sirge. Ja nüüd lase kõik valgega täis. Niimoodi vähe. Siin ei ole kulerdamist. Võid ka sikka-sakka lasta julgelt kiirelt täis. No võt. Nii, aga mis see trikk on, kui tahaks teha sellist mitte standardset piparkoogi kuju, millel ei ole vormi ees? Anna mõni nipp. Julge peale hakkamine, noaga lihtsalt kallale ja lõika, mis tahad. Et ainult mida suudad ette kujutada. Üks püksisääl siit tuleb. Mis me talle veel teeme? Kuue kaunistused või midagi? Kuuele teeme nööbid ja siis teeme suu on väga tähtis. Kuidas me suu teeme? Ka glasuuriga või? Joonista glasuuriga. Ma tean, et suu pähe muidu on selline, et ei saa aru, mis näoga ta on. Võtame siit. See piparkook meeldiks lastele. Seal on nii palju glasuuri. Ma tahtsin öelda ka, et see on nagu imeline. Ma ei tea, kas Juhan saab selle pärast ära süüa võib-olla. Nädala lõpus äkki õnnestub iseennast. Nii, ma teen kiiret siin püksisääre. No Juhan, kas sa oled rahul iseendaga või? Sa oled poolik veel, aga... Ja ma olen väga rahul. Kõlas juba lauset noaga Juhanile kallale. No see oli natukene, ma parafraseerin, aga see on tore, et vabalt. Aga ei, ma olen väga rahul. Sportlik vorm ikkagi. Selline suu on lahti nagu, Aga sa oled väga tubli, Liisu, sest ma ootan õudusega 4 päeva, kui mina pean tegema Katrini igal juhul selle glasuuriga möllamine. Sa ütlesid, et sulle see väga meeldib. Mulle võib see ka meeldida, aga mida ma ei oska, on glasuuriga toimetamine. Nii, oota. Mis nüüd siis? Nööbid. Sul on ikkagi uhke kuub seljas. Nööbid. Need praegu jääb siuke mõni nõumaks palju üle keha. Ei ole. Selge. Ära kujuta ette, Juhan. Paremaks. Nüüd on ikkagi nööbid, jah. Need on nööbid. Väga hea. Nii. Ei, täitsa uhke ju. Oota, ühe teile. Ja need põlvpüksid, see on... See on väga šef, Nii. Nii, ja nüüd tõmba kriipsud siia vahele. Issand, oota. See vahepeal... Igal juhul ma kokkuvõttes küll kiidan teid, sest mis see siin kõrval? See on kuub, jah? See on kuub. See läheb sulle selja taha, hoiab sind püsti. On sul kunagi olnud sellist asja seljas? Ei, sellist kuube. Me jõuan kiirelt teha siit viimased tõmbed. Kas ma teen ülevalt olla ka mingisuguse selle või? Ära tee. Ei tee või? No tee, tõmba kuub nagu. No aga Liisu jääb seda kõike siia tegema, sest et me selle lõpptulemuse näeme ära siis homme näiteks, sest Liisu peab seda siin tegema veel pool päeva, nagu näha, aga vähemalt ta teeb asja põhjalikult. Või mingid kaunistused. Liisu teeb saapakesi ja meie juhatame nüüd siit sisse enne uudiseid veel muusika. Palun vabandust kõigi nende eest, kes ei tahtnud Whammy Last Christmasi kuulata, kes sellest Whamagedoni väljakutsest osa võtavad. Igal juhul täna te seda lugu kuulete ja meil on selle üle küll väga hea meel, sest see on natukene teises võtmes. Meile esinevad Kaire Vilgats ja Paul Neitsov. Aitäh neile, aitäh teile, et te selle väljakutse vastu võtsite ja nüüd kõlabki siis Whammy Last Christmas. Mõnusat esmaspäeva.